Kui praegune eelnõu saab seaduseks, on see halb uudis kurjategijatele, kes enda minevikku tahavad varjata moel, et muudavad ära oma nime. No väga raske kuriteo toime pannud inimene ei saa edaspidi oma identiteeti varjata sellega, et ta oma nime muudab pärast süüdimõistmist. Nimelt praegu kehtiv nimeseadus keelab nime muutmise inimesel, kelle suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus seoses alaealise vastu toime pandud seksuaalse enesemääramise vastase kuriteoga. Uue seadusega muutuks piirang märksa laiemaks. Need on siis raskemad kuriteod, nagu näiteks alaealise suhtes toime pandud seksuaalvägivald, aga ka sõjakuriteod, Eesti riigivastased kuriteod, kelmused ja pettused, näiteks mõrvad ja nii edasi, seda liiki kuriteod, kus tõesti ühiskonna õiglustunne on riivatud, kus oht ühiskonnale on suurem ja kus näiteks nimevahetus võib anda võimaluse siis retsidiivseks teoks, ehk siis avardab võimalusi siis korrata oma kuritegu. Isegi abiellumine ei aita sellisel kurjategijal oma musta nime maha pesta. Näiteks tuleb suur armastus peale ja tahaks ikka kohe nagu abikaasa nime võtta. Nüüd sõltub, kas ta on sellise kuriteo sooritanud, mis meil nime muutmise piirangu all on. Et kui ta ikkagi on keelu all selline kuritegu, mis ei luba nime vahetada, ei abielludes ega põlnemisel, siis ei saa. Abielluda saab, aga nime ei saa. Muutuvad ka eesnimede ja perekonnanimedega seotud põhimõtted. Ilma mõjuva põhjuseta ei saa võtta nime, mis on juurdunud ainult vastassoo eesnimena. Kui eesnimi tahetakse panna lapsele nii, et kokku tekib juba olemasolev nimekaim, siis sellest hakatakse teada andma. Aga kui tahetakse võtta täiesti uus perekonnanimi, siis ei lubata sellist, kus tekib nimekaim juba olemasoleva inimesega. Kusjuures just pätid on tihti tahtnud endale meelega ausa mainega olemasoleva inimese nime. See on ikka olnud nendes ringkondades küllaltki levinud, et mõnikord isegi vanglas olles on üritatud nime vahetada ja on meil teada juhtumid, kus on üritatud võtta ka oma advokaadi nime näiteks. Neid praktilisi juhtumeid on tegelikkuses päris palju, kus kuritegudes süüdimõistetud inimesed on püüdnud siis minevikust lahti haakida ennast. Uue perekonnanime valimisel muutub valik osalt vabamaks. Praegu saab võtta kuni 3 põlve eespoolt perekonnanime. Uus seadus lubab võtta mis tahes vanema suguvõsa nime. Kui aga tahta täiesti uut perekonnanime, peab olema see ikka täiesti uus nimi. Nüüd on nii, et kui ta ütleb, et ma ei taha kellegi oma inimese nime, vaid tahan vabalt valitud, mul on mingi põhjus, miks ma ei taha praeguse nimega mul olla, siis ta ei saa võtta sellist nime, mis keegi annab, sellist perekonnanime üldse. Et kui keegi tahab võtta pungas, siis seda pungast võtta ei saa, ta peab mõtlema välja uue nime. Täiesti uue perekonnanime, et alustab nii-öelda oma suguvõsa otsast peale. See kõik on eelnõu, mida valitsus ja Riigikogu alles arutama hakkavad. Seega võivad mingid põhimõtted veel muutuda.